olen jälle ühe põneva projektiga algust teinud, selline ruumieraldussein ja klient joonistas umbes millist kaart ta tahab sinna. Ja siis nüüd ma kõigepealt teen papist šablooni, siis teen vineerist ja siis saab juba välja lõigata. See projekt hakkas jah niimoodi, et klient joonistas mulle papi peale enam-vähem millist kaart ta tahab. Ja siis mina selle järgi siis tegin paberist šablooni. Ja siis mul on üks vanim masin, mis mul üldse on Shepachi Lüftpink. Sellega ma siis andsin sellise ilusa kuju. Ja nüüd lähen, nüüd põhimõtteliselt võtan rööbitsa. Rööbits on siis selline märkimisabivahend. Näitan kohe. Selline asi on rööbits. Et siin on põhimõtteliselt on skaala peal ja siin ma saan täpselt õige mõõdu siis panna nii-öelda paika ja siis saan libistada nii-öelda mööda seda pinda. Nii ma saan täpselt paralleelse joone. Vot niimoodi. Ja nüüd ma libistan siia lõpuni välja ja siis on meil ilus paralleelne joon, mille saab siis uuesti lintsaja peal välja lõigata. No nii, hakkame nüüd siis tamme lõikama. Ma usun, et minu tubli lintsaag saab sellega väga ilusasti hakkama. Selle väljalõikamise jaoks ma kasutan Metapol lintsaagi, mis oli üks esimene tööriist, mis üldse minu puidutöö kohta jõudis, kui ma hakkasin tõsisemalt puidutöö vastu huvi tundma. Tahtsin näidata, mis siis juhtub, kui puidul on pinged sees. Põhimõtteliselt tahtsin lindiga nagu tagasi minna välja, aga ei saa. Tõmbas juba ilusti selle saetee kinni. Nüüd pole muud kui ainult otsa edasi. 2 kaart on nüüd ilusti siis üles joonistatud siia tammepuu peale. Vineerist tehtud siis šabloon, mille järgi saab siis pärast kopeerfreesi abil ilusasti nii-öelda puhta lõike veel peale selle lindiga lahti lõikamist. Kasutan ma CMT freese, sellepärast et need on minu arust kõige kvaliteetsemad. Sellel on veel 4 lõiketera, et peaks väga hea töö tegema. Ja ongi 2 kaare detaili musta mõõtu siis lõigatud. Nüüd läheb siis freesimiseks.